Neid inimesi, kellega rääkida küllaltki sügavalt muusikast, kunstist, juhtimisest, haridusest, eestlusest, psühholoogiast, mõnel teemal ega neid väga palju ei ole. Anne, aga ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et sinuga võiks seda teha. Et see ei muuda seda, millest me räägime, aga ma annaks sulle valida, et ka siis nendest loetletustest teemadest või veel midagi kolmandat, neljandat, millest sa kõige meelsamini näiteks räägiks või kus sa saaksid kõige rohkem sügavamale minna. Mis võiks see teema olla? Ma arvan, kunst oleks võib-olla esikohal ja eestlus, muusika, no see on raske mul valida. Kunagi mul oli Kanada ajalehes suur artikkel, et ma tahtsin olla, see oli ühe kunstinäituse kohta, et ma tahtsin olla renessansi naine. Et balansseerida, kuna ma olen teadust õppinud, ma olen haridust õppinud, ma olen kunsti õppinud ja ma olen kõigis nendes valdkondades liikunud. Võib-olla mul läheb igavaks, kui ma liiga kaua ühte asja teen, nii et isegi hommiku, kui ma kell 5 üles tõusen, siis ma kas maalin või kirjutan. Nii et see vaheldumine on minule alati olnud huvitav. Me istume siin koos peamiselt seoses 80. aastapäevaga, siis suurpõgenemisest ja kuna sul ilmus äsja raamat Two Worlds Within, kus siis sa kirjutad sellest, kuidas kuidagimoodi need kaks maailma, kaks erinevat maailma, see Kanada maailm, Eesti maailm on pidanud sinu sisse ära mahtuma. Ma küsiks kõigepealt niimoodi. See on tõenäoliselt keeruline mustvalgelt sõnastada, aga kas need kaks maailma, et need on need kaks maailma sinu sees ja see teatud mõttes see identiteedi kriis või need otsingud sinu sees. Kas see on sinu jaoks olnud õnnistus või õnnetus? Kindlasti õnnistus. Ma arvan, et see on rikastanud minu elu. See on teatud aegadel olnud erinevates balanssides, ütleme nii, et kui ma täiesti väga Eesti keskkonnas ja Eesti perekonnas üles kasvasin, siis alguses see oli natukene raske minna kooli, kui ma ei rääkinud inglise keelt, 3 sõna, mu esimene peatükk. Ja teatud määral oli raske tulla tagasi Eesti keskkonda, kui ma sellest olin 30 aastat eemal olnud. Nii et, aga need üldiselt ma ütleksin, et see on olnud väga positiivne, et ma olen elanud niimoodi, et üks jalg ühes keskkonnas ja teine teises. Ma olen rääkinud mõnegi inimesega, kes on oma eluloo kirjutanud, sest see on ju sinu elulugu, see raamat või see teema läbi sinu loo. Ja nii mõnigi on ütelnud seda, et ta kirjutab oma elulugu, aga ta ei saa seda avaldada veel. Et see teeks liiga paljudele inimestele haiget. Et kas on võimalik oma lugu kirjutada niimoodi, või kas üldse oled mõtelnud selliselt, et kui ausalt kirjutada oma lugu niimoodi, et see kedagi ei häiriks või kellelegi haiget ei teeks? Et kas oma raamatu peal niimoodi on mõtelnud näiteks, et sa annad ta välja, et äkki see teeb kellelegi haiget? Ja ma mõtlesin seda eriti, kui ma esitan neid, kes ei ole nüüd, kes on surnud, nagu mu ema ja isa. Ja ma isegi muutsin natukene, kuidas ma kirjutasin mõlematest. Et küll see on nende mälestus, aga see on, kuidas mina neid kogesin. Või kuidas mina kogesin meie ühiskonda siin. Ma olen läbi küsinud kõik need, kes on elus, et kuidas, ja isegi nad on ette lugenud need osad, mis just nendest räägivad. Nii et ma olen küsinud, kuidas see istub, kas see häirib. Nii et, ja see on harilik küsimus nendel, kes kirjutavad ajalugu või elulugu, et mis vaatevinklist seda lugu rääkida. See küsimus, et kas see teeb haiget, ma ei ole sihinud, et seda teha. Kui kellelegi midagi ei meeldiks,
siis kahju on, aga see on, kuidas mina seda läbi elasin või see on, kuidas mina mõtlesin sel ajal. Teatud kohtadel ma olen ütelnud, et nüüd ma mõtlen niimoodi, aga siis ma mõtlesin teistmoodi. Ma korraks tulen selle kirjutamise juurde üldse, et sa oma raamatus väljendad seda, kuidas sinu teatud mõttes selline ka pääsetee ja enese leidmine käis läbi kunsti juba lasteaias saati, sa väljendasid ennast läbi joonistamise. Kas kirjutamine on midagi selline hiliseid avastusi või on see midagi, mida sa oled eluaeg armastanud? No see on eluaeg. Ühes mu Facebookis ma kirjutan just sellest, et ma olin 7. klassis, kui ma võitsin kooli parima kirjutise ja siis, kui ma olin keskkooli, siis ma olin meie keskkooli Lawrence Parki ajaraamatu kirjastaja. Ja nii, et see on alati olnud osa minu elust, aga et seda formaalselt mõtelda, et teha sellest raamat mu mõtetest ja mida ma olen läbi elanud, see on hilisem. No raamat Two Worlds Within, tema valmimise aeg on 2024 september. Aga mis on see algusaeg? No see on väga hea küsimus, sest selle uurimisaeg on 20 aastat tagasi, kui ma hakkasin oma isa ajalugu otsima ja Tartu Ülikooli kaudu tellisin just nende arhiivitööd, et leida, kus ta tööl oli käinud, kus ta oli sõjaväes olnud, nii edasi, sest kahjuks minu ema-isa surid, kui mina olin 20. aastates. Nii et sellest oli 30 aastat möödunud sellest, kui ma oleks võinud nende käest küsida midagi. Nii et see algus oleks 20 aastat tagasi, siis ma hakkasin kirjutama, ma ütleks 5-7 aastat tagasi ja siis oli päris niisugune supp, midagi ei olnud väga selge ja siis ma tegin pausi, vähemalt 8 aastaks. Nii et selle raamatul on olnud 3-4 eri varianti. Üks variant oli, et ma tahtsin ainult selle põgenemises kirjutada ja siis selle tiitel oleks olnud Two Boats, 2 paati. Ja siis see muutus Reginaldi elu, aga sellest mul ei olnud küllalt materjali. Reginald on siis minu isa. Reginaldi elu, aga sellest mul ei olnud küllalt materjali. Siis see läks Belonging. Ja siis järgmine variant oli My Hyphenated Life, aga see eesti keeles tuli hästi hull välja minu kriipsuga elu. Nii et see raamatutöö, ma ütleks tõsiselt viimased 2 aastat, nii et ütelda, millal see peale hakkas, on niisugune keeruline küsimus. Ma mõnda aega tagasi lugesin pereterapeut ja konselöör Tiiu Poltsmani neiupõlve nimega Lepik raamatut või katkendit sealt Perekonna varjatud seadused ja ta kasutab seal, kui ma õigesti mäletan, väljendit pagulaslein. Ja kui ma sinu raamatut lugesin, siis mul kuidagi seostus see või et sellest ei räägita siin nagu palju ja ega meie Eesti poolt vaadates siia poole ju me ei mõtle ju sellist asjade peale, seepärast, et meil oli see tunne, et meie jäime sinna, meil oli raske ja need, kes ära läksid, neil oli ju väga kerge, nad pääsesid vabasse maailma, paradiisi ja kuigi selle peale, kui keegi väljendas niimoodi, siis üks äraminija ütles selle peale, et miks te arvate, et meil kerge oli minna, mis on absoluutselt tõsi. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et see raamatu kirjutamine on mõnes mõttes sinu jaoks olnud teraapiline või kõikide nendest läbi mõtlemine ja mõtestamine ja teatud mõttes leinaga tegelemine? Teatud mõttes leinaga tegelemine, aga see lein oli siiski mu vanemate lein. Nii et see oli rohkem see, et mul oli see niisugune tunne, et nemad leinasid oma õdesi, vendasi, nad leinasid seda maad. See oli umbes niisugune fantaasia, et seal oli üks perfektne elu, mida nad maha jätsid ja see ei olnud kerge neil, nii et see lein ei olnud minu lein.
vaid see oli, et kui sa elad ühes majas, kus on niisugune tunne, et seal on lein, aga sellest ei räägita. Ja siis seal olid dramaatilised leinad, et kui mu vanaema suri ja siin need lapsed, kes siin elasid, ei saanud ju minna selle mälestusele ja ema ei saanud minna enne kui tema ema ja isa olid surnud ja samuti minu isa vanemad olid surnud ja nii, et see lein on, et see on kuidagimoodi antud edasi mulle, aga see ei ole minu isiklik lein. Nüüd teisest küljest mul olid siin leinad, et mu ema, isa ja terve see perekond, vennad, õed surid, kui mina olin oma 20. aastates ja kõik minu sõbrad ja sõbrannad ei osanud mida minuga peale hakata, sest neil ei olnud vanemate kautus nii vara elus. Nii et see läbitöötamine seda, aga siiski ma kirjutasin sellest 30 aastat pärast, kui need leinad olid juhtunud. Nii et sellest küljest, ma arvan, see suurem teema on see, et kui sa tahad või ei taha, sinu vanemate valu ja nende leinamine, kuidagimoodi see paistab läbi igapäevase elu. Räägiks natuke sinu juurte uurimisest, sa mainisid seda juba, sa tellisid oma isa kohta infot, sa jõudsid päris kaugel viikingite ja setudeni ja ütleme siis niimoodi, et kas sa täna oled, kas ja kui palju sa oled täna siis targem sellest, kes sa oled ja kus su juured on ja kui palju see aitab sind täna? No ma arvan, see annab niisuguse tunde, vähemalt minule see andis niisuguse tunde, et ma olen osa ühest väga suurest juurtepuust. Kuna mulje siin, kui ma olin lapsepõlves oli see, et mul oli 2 tädi ja 1 onu ja see on see kõik. Ja kuna ma olin üksiklaps veel pealekauba, nii et see oli niisugune tunne, et see on, me olime väga väike perekond ja perekond, mis jäi Eesti, sellega me eriti ei saa kontakti. Nii et need suuremad juured ja see ajalooline osa oli minule väga huvitav. Mõned osad, kus ma ütlesin, mina setudega küll aru ei saa või isegi sellest tervest perekonnast, kes teevad suured koosviibimised, kes olid meie ema naabri talus, Merikülade taluinimesed, aga Eestis käimine ja kuna ma Eestis käisin juba 74. aastal, see andis mulle väga tugeva juurte tunde. Ja kuna ma teadsin, et Kalle Randalu, minu onupoeg, on ainult 4 aastat minust noorem, siis need kontaktid andsid mulle selle tunde, et ma olen osa ühest suuremast perekonnast. See esimene Eestis käimine ei olnud kuigi meeldiv vist või selline põnev vähemalt? No see oli põnev, see oli dramaatiline. Ma kirjutan sellest paar peatükki, et ma ei käinud ainult Eestis, vaid samuti ka, mis oli siis Leningrad. Ja see oli siiski päris seikluslik aeg. Sa kirjutad raamatus, ma ütlen selle märksõnana siis pähklikoor. Et see laev, ma sanon, millega isa tuli, et see on kuidagi ka väga tähendusrikas. Kuidagi sealt raamatust tuleb esile, et no see dramaatiline üle Atlandi tulek, minu vanematel oli see nagu teine trauma, esimese trauma peale, kuna paljud, kes tulid siia Kanadasse, tulid ilusa laevadega ja neil ei olnud mingisugust niisugust elamust kui need, kes tulid vallutiga. Nii et see valluti lugu on erinev selles suhtes, et vanemad olid juba väikse paadiga läinud Eestist Rootsi ja siis see järgmine, mis oli veel hullem, oli nagu 6 aega olla Põhja-Atlanti peal ja arvata, et võib-olla see eluga sealt ei pääse. Nii et ma arvan, et minu vanematel oli see rohkem traumaatiline, kui oli see esimene väljasõit Eestist Rootsi.
Sa mainisid enne, et isa ei rääkinud palju, kas ta nagu üldse ei rääkinud palju või ei rääkinud ta lihtsalt oma sugulastest, et kuidas selle põgenemisloo koht teie kodus oli, et kas sa pidid seda nagu tüdimuseni palju kuulma, et sa ei tahtnud enam kuulda või pigem ei räägitud nendest asjadest? No selles ei räägitud palju. Ja see valutilugu kuni siin Kanadas, see oli ka niisugune keeruline lõpp selle valutiloole, nagu ma räägin raamatus, et see rahad, mis sealt pidid tulema, sellega nad said osta 2 maali, nii et meil olid 2 maali seina peal, mis olid valnutimaalid. See oli see raha, mis siis tuli nende aktsiatest, mis nad olid selle laeva sisse ostnud ja siis oli need koosviibimised, mis siis korraldati, et need, kes olid selle laeva peal, said kokku. Ja nüüd, kui mul tuleb üks selle raamatu avamine, ma siiski leidsin ühe mehe, kes oli 4-aastane, kellest ma räägin selles raamatus ja tema tuleb kohale. Ja tema on üks väga väiksest arvust, kes olid need, kes olid selle laeva peal. See topeltidentiteedi mõiste või ma saan aru, et kuna see raamat läheb ka eesti keelde tõlkimisele, siis ei ole veel teada, kuidas see tõlkida eesti keelde, see dual identity, aga ütleme siis praegu siis topeltidentiteet selle kohta. Millal sa enda elus teadvustama hakkasid seda, et see on osa sinu elust, mis vajab nagu teatud mõttes lahendamist? Ma ei usu, et ma ei mõtelnud seda, et sellele oleks tarvis lahendamist, sest see oli lihtsalt see oli, kui ma olin laps, kui ma olin teismendites, kella 4 olin ma identsusega, läksin uksest sisse, siis oli mu eesti identsus. Kuna meie majas me rääkisime ainult eesti keelt, siis see oli väga selge see liin, kus tuli vahe eesti identsuse ja inglise identsusele. See lahendamine, kui oleks lahendust tarvis, tuli palju hiljem, kui ma olin Eesti keskkonnast 25-30 aastat eemal olnud. Ja siis tuli see tunne ja vanemad olid surnud ja palju aega oli juba möödunud. Siis tuli see tunne, et kuidagi ma pean seda mu eesti identsust tagasi saama ja seda balansseerima oma eluga, mis oli väga Kanada identsus. Nii et see ei olnud nii lahendus kui kuidagi balansseerimine, et mul võivad olla mõlemad, ma võin mõlemaga rahul olla, ma ei pea ühte ära ütlema, et teist vastu võtta. Ja see on võib-olla, kus ma erinen, no ma ütlen paljudest minu vanustest, kes siin Kanadas on sündinud, kes ei räägi enam üleüldse eesti keelt või üleüldse ei tegele Eesti organisatsioonidega. Et minu otsus oli see, et ma tahtsin olla mõlemas, sest see rikastab mu elu. Sa paar korda oled maininud seda, et sa olid eemal Eesti kogukonnast. Kas see oli kuidagi seondus natukene sinu väga kriisiajaga või kui sinu kõhubeebi suri ja abielu läks katki ja vanemad surid. Et kas see oli omamoodi selline kibestumine milleski ka, et kas sa ei leidnud Eesti kogukonnast seda tuge, mida sa ootasid või ei ole need kuidagi omavahel seotud, et sa eemale jäid Eestist? No see Eestist eemale jäimine tuli positiivsel ajal, kui ma olin ülikoolis ja esimene abielu ja muutsin kirikud, Kanada kiriku, nii et see Kanada seltskonda minek oli väga positiivne. Mida oodata Eesti seltskonnast, ma ei saa ütelda, et ma ootasin midagi eriti, et keegi oleks seal mul abiks, kui olid rasked ajad. Nii et see ei olnud kibetsus, see oli, ma ütlen seda raamatus, et see ei ole, et üks paugu pealt ma läksin korraga ära, vaid et see lihtsalt niimoodi nagu libises see Eesti identsus mu käest ära. Ja samamoodi see ei olnud, et ma paugu pealt tagasi tulin Eesti keskkonda, kuid ma räägin Emil Eermest kui ühest
tähtsast isikust mu elus, kes kutsus mind tagasi, ütles, meil on sind tarvis Eesti Maja kunstikoondise juurde. Nii et see tagasitulek samamoodi oli mitte mingisuguse suure draamaga ega mingisuguse paugu pealt, vaid et see ja siis kui ma hakkasin juba tegev olema, siis tulid teised võimalused, siis olid teised organisatsioonid, nii et korpielu ja ütlen kunsti kaudu, aga muusika ja siis Eestis käimine ja laulupeol laulmine ja niisugused asjad, need tulid kuidagi normaalselt siis. Sul on üks peatükk, kus sa kirjeldad ka oma kirikueluga TBK-s olemist. Ma olen mõtelnud selle peale, kui on kakskeelsus, siis mis keeles Jumalaga suheldakse. Tõenäoliselt, kui lapsepõlve jääda, ma just kuulsin ühte tunnistust noorelt, kolmanda põlvkonna pagulased, kes ütleb, et ta ei räägi üldse eesti keelt, aga ta ütleb, et tema usukeel on eesti keel, sellepärast ta on sellest üles kasvanud Eesti kogukonnas. Et kui nii võib küsida, et mis sinu usukeel on? No see on huvitav küsimus, sest ma ütleks seda, et nagu meie isa palved ja kõik need, mis mu vanemad mulle õpetasid, on ju eesti keele. Aga kuna ma lahkusin selle TBK-st, kui ma olin 20-aastane, läksin Kanada kirikuni ja suurem jagu mu usukeel, ma ütleks, oleks siis olnud kanada keel ja ma isegi tegin 4 kursust teoloogilise ülikooli juures. Ma ütleksin, et see on siiski inglise keel ja kui ma pidin selle teoloogilise kasvanduses iga piibliraamatu kokkuvõtte tegema ja seda kriitiliselt vaatama, et see on kõik inglise keeles olnud. Sa kirjutasid oma isa kogemusest, ka see, miks oli esimene kirikuvahetus, kuidas oli see Hyde Parkis või kus see teenistus oli. Ja mul jäi silma see, seda saab väga mitmeti tõlgendada, aga mul jäi silma, et sa olid pannud jutumärkidesse sõna awakening. Ehk siis isa see äratus või mis ta, ma sain aru, et see oli üks tervenemine ja see awakening. Kas sa sellega kuidagi määratled selle, et sa päris ei usu, et see oli selline tegelik äratus või võib-olla ma tõlgendan seda valesti? No see oli täiesti suur muudatus. See oli muudatus nii füüsiliselt kui siis kõik need kombed ja mis kirikus nad käisid ja kuidas vanemad uskusid ja nii, et see oli tõesti see mõte selles ei ole, et ma küsitlesin seda, vaid et see oli niisugune 10-aastasele või ma olin võib-olla 9-aastane, et minule oli see niisugune dramaatiline suur muudatus. Räägi natuke sest sinu lapse noore kogemusest TBK-s, et kui te siis sinna läksite, mida see sinu jaoks tähendab, mida sa kaasa oled võtnud sellest ajast? No see oli väga huvitav aeg mulle, sest see on siiski võrdlemisi raske tulla teismelises aastates ühe gruppi, kus kõik on juba üles kasvanud lapsest saadik, igaühel on parim sõbranna ja mina olen see 3. Ja mina olen selle paaris 3. ja teise paaris 3. Aga meid oli palju, meid oli suur grupp, me olime väga aktiivsed. Kaljuraidi mõju seal on fantastiliselt suur. Ja isegi minu kunstielu, sest tema korraldas seda, et me käisime Oswald Timmase ja Abel Lee ja nende suurte kunstnikute külas kui noored. Ja selles samas ruumis, kus me praegu siin istume, siin me kogunesime iga reede õhtu. Ja siis meil oli mandoliiniorkester ja siis me kõik esinesime ja siis mina laulsin soolod ja siis nii, et see tegevus oli fantastiliselt hea just nende teismelistes aastates ja eriti ütleme 65–70 aastatel, kus paljud läksid väga radikaalselt metsa.
ütleme niimoodi. Nii, et meid oli tore grupp, palju teha, palju muusikat, Kaljuraidi eriti tema mõju muusikas oli fantastiline. Me ei osanud seda hinnata. Me ei osanud hinnata, mida tema meile pakkus. Minule meeldisid tema jutlused, need olid sisukad, aga noortel ei ole see moes, et sa ütled, et jälle mulle meeldis ühe jutus. Ja laagrid olid tähtsad sealt kujunesid need eluaegsed sõprused. Nii et need, keda ma kohtasin selles vanuduses, samuti kui paljud, kes laagrites käivad või kes Luteri kirikus leeris käivad, need tutvused jäävad eluks ajaks. Nii et see oli suur mõju. Kui ma lugesin su raamatut ja mõtlesin su elu peale, siis see põhiliin, see pingeväli on siis see eestlus ja Kanada. Teise liinina on ka sinu elus selline perega kaasa tulnud kristlus ja selle maailmakutse. Kuigi see kõik keerles mu ümber, sa ei läinud sellesse? Ma ei läinud sellesse. Rockimuusika kindlasti, mul olid mu lemmikud, aga üldiselt, kuna mu muusika tagapõhi oli klassiline ja ma õppisin klaverid ja viiulid ja laulutunnid ja harmooniatunnid ja nii edasi, siis ma ei läinud väga sügavalt rocki. Ja samuti, ma võin ütelda seda, ma ei ole kunagi suitsetanud, ma ei olnud kõik need asjad, mis käisid sellega kaasa. Et sina olid korralik tüdruk? Ma olin korralik tüdruk ja nii, et see jäi niimoodi, et ma pidin olema niimoodi. Kui sa mõtled oma vanemate peale, mida sa täna neile ütleks? Ma küsin kõigepealt niimoodi, et kuidas su suhted olid teismelisena oma vanemate? Ma saan aru, et sa väga austasid oma isa, sa armastasid oma isa. Aga ma ikkagi kujutan vähemalt, et eks seal olid ikkagi mingisugused pinged ja sul oli teisiti arvamisi oma vanemate osas ja kuskilt tuleb välja, et sind ikkagi häiris teatud süke süngus või süke, mida nad endaga kaasas kandsid seoses sellega, kus nemad olid läbi tulnud. Et kuidas sa ennast tundsid siis ja mida sa täna neile ütleks, et kas sa heidaks neile midagi ette või ütleksid, et ma mõistan teid? Ma ei heidaks midagi ette, sest ma olen väga tänulik, et nad andsid mulle selle kultuuripärandi, mis nad andsid. Et me rääkisime ainult eesti keelt ja et ma olin kõigi selle eesti tegevusega ja isegi see, et me selle kirikusse tulime, selle eest ma oleks kõigist tänulik. Kus meil olid konfliktid, olid niisugused väga harilikud teismeliste konfliktid, et kui lühikesed olid mu seelikud ja mis kellaaeg ma koju saabusin õhtu, aga need õhtused väljakäigud olid kõik selle kiriku tegevusega. Ma mäletan, ükskord mul oli suur pahandus majas, sest mu ema helistas kellegi juurde, kes oli siin me olime noored vana aasta õhtu kella 2 ühe koguduse liikme majas ja tema helistas, et ma peaks juba koju tulema. Ja meil oli suur pahandus sellest, et ma põhiliselt ütlesin, aga me ei tee ju midagi muud, me lihtsalt istume ja sööme pizzat. Nii, et need olid väga harilikud, nii et ma ütleksin, et üldiselt ma oleks väga tänulik nendele. Ja seal oli see süngus ja kuna isa ei rääkinud mitte midagi oma perekonnast, nii et ma vaevalt teadsin, et tal oli vennad ja õde ja suur kahju oli sellest, et kui ma läksin Eesti 74. aastal, ta ei ütelnud mulle otsi oma onu ja tädi. Nii et see oleks mu üks heide, aga seal oli kindlasti mingid ajalugu, millest ma ei teadnud. Nii et ma ei teadnud, mis nende perekonnakonfliktid võib-olla olid. Ma olen nüüd selle venna tütre ja selle perekonnaga hästi tuttav, kuna ma neid üles leidsin uuringute kaudu.
aga see on kahju sellest, et see perekond jäi mulle siiski, vähemalt see generatsioon jäi mulle võõraks. Ja nii, et etteheidet mul ei ole selles suhtes, et kuidas nad mind kasvatasid või mis võimalused nad mulle andsid. Nende vaade oli see, et ühe lapse me saame hästi üles kasvatada, nii et teisi vendi, õdesi juurde ei tulnud ja ma eriti ei soovinud neidki. Vastupidavus on võib-olla see kõige tähtsam asi, mida ma õppisin vanematelt. Ja see ei ole niimoodi, et nad ütlesid, et tead, meie oleme vastupidavad, vaid et see oli arusaadav, et see, mida nemad olid läbi elanud ja kuidas nad siis siin olid uues kultuuris läbi löönud, ütleme, et minu isa oli 54-aastane, kui mina sündisin. Ja ta oli juba Rootsis põgenik, kui ta oli 50-aastane. Nii et vastupidavus oli, mis nemad mulle edasi andsid. Et ma teadsin, kuidagi ma teadsin, et ükskõik mis elus tuleb, rasked ajad või head ajad, et ma olen kuidagi nende käest saanud selle saladuse, kuidas olla vastupidav. Kas sa tajusid lapsena seda, et su vanematel oli raske? Kas see sisse elamine või ülestöötamine või? Teatud määral jaa, sest nad muretsesid, nad rääkisid sellest, et nad olid vanemad ja et ma võin üksi jääda. See oli nendele arus, ja eriti kui mu isa oli haige või kui ta haiglasse läks. Ja see oli niisugune kohutav moment, et võib-olla ta ei tule haiglast tagasi. Ja siis, mis saab minust ja minu emast ja suurüürimaja ja isa väga tähtis roll selles. Nii et see vastupidavus ja kuidas siin uuel maal läbi lüüa, see oli mitte, et nad rääkisid sellest kogu aja, aga see tunne, et seal oli mure, et kui üürilised lahkusid majast ja üüri ei tulnud, siis see oli mure. Kui isal üks töökoht, ta sai töölt lahti ja siis otsis järgmist töökohta, see oli suur mure. Nii et see tunne, et see ei olnud kerge ja et kui keegi arvab, et siin nendel, kes siia põgenesid, et see oli kerge alata uuesti peale, see ei olnud kerge. Aga siiski sellest ma õppisin seda pidevust. Mul üks küsimus tekkis veel, kui ma seda raamatut lugesin, et kas see 76. aasta, oli see 76, kui sa Eestis käisid esimest korda? Ei, 74. 74. Kas see Eesti külastus teatud mõttes purustas mingisugused ideaalid? Ma mäletan, et see oli see, et sa tundsid seda, et küll on hea, et vanemad ära tulid siit, et see tundus lihtsalt nii keeruline see või see Nõukogude Eesti elu. Ja see fantaasia, et kuidagi see oli niisugune ideaalne paradiis, kus nad ära tulid, see ei olnud ja see oli nii nähtav, kuidas inimesed elasid, kuidas sugulased muretsesid selle pärast, et kes kuulab mida ja loomulikult me ei teadnudki seda, et Viru hotellis olid kõik kuulamisaparaadid meie ruumides, aga kuidagi see purustas selle, et see oli niisugune ideaalne koht ja et kuidagi meie Kanada elu ei võrreld sellele. Ja ma arvan, et see oli ainult hiljem, kui ma tagasi läksin ja hakkasin nägema, kuidas Eesti on arenenud, et ma sain uhke olla selle üle. Aga teatud määral see oli, et väikene niisugune riik, keda keegi ei tunne ja keegi ei tea, kust sa tuled ja niimoodi, nii et kui ma seal käisin 74. aastal, ja see oli huvitav näha neid ajaloolisi hoonesi ja ütleme Tallinna vanaaegseid maju, aga mida muud ma nägin sel ajal ja kui palju venelasi oli, Vene sõdureid ja Vene sõjaväelisi oli Tallinnas, et see ei jätnud head muljet. Kas sa kunagi seda mõtet on käinud,
tahaks Eestisse tagasi elama? Ma mõtlesin kunagi seda, kui ütleme, eriti kui mu perekonnaliikmed sinna tagasi kolisid, nii et kui Kalle Randalu perekond sinna rohkem läksid asuma ja Kristjan, kellega ma olen lähedane, kui Kristjan otsustas, et oma elu ja oma pere ja lapsed, et nad siiski elavad Tallinnas ja mitte Saksamaal, siis mul tuli see mõte, aga mul on liiga palju siin, ütleme, siin, mis mind hoiab Kanadas. Ma ükskord isegi vaatasin, et kui ma ühe konsulteeriva firmaga, Deloitte'iga või ühe nendega läheksin paariks aastaks Eesti elama. Aga ma tean, et need muudatused on suured muudatused. Nii et ma parema meelega käin turistina, nii tihti kui ma saan. Ja see mõte, vähemalt minul ei ole see tulnud, et kui realistlik plaan. Mille poolest erineb just selle topeltidentiteedi koha pealt 20-aastane Anne Remmel ja tänane? 20-aastane ma tahtsin kuidagi ära põgeneda kõigist sellest, mis oli minu tagapõhi. Nii et kui ma ülikoolis olin, ma ei astunud Eesti korpi, siis 21-aastaselt ma läksin Kanada kiriku, siis minu noorpaar, need, kellega me läbi käisime, olid kõik kanadalased. Nii et see oli kuidagi, ma ei põlganud seda, aga see oli, et ma tahtsin suuremat maailma. See eestlus ja Eesti organisatsioonid, see tundus väike. Nii et Kanada seltskonda ja seal töö ja karjäär ja ülikool ja kõik see oli suurem, laiem. Ja nüüd ma ütleksin, et sellega võrreldes, et mul võivad olla mõlemad, et see Eesti keskkond siin siiski, siin on igasuguseid konflikte ja raskusi ja niimoodi, et ma ei pea sellest täiesti välja astuma, võtan sellest, mida ma soovin ja mul saab olla mõlemad identsused. Nii 20-aastaselt ma arvan teatud määral ma olin valmis lahkuma sellest ja lahkusin. Aga ma saan aru, et sa praegu ikkagi oma tegevuse ja oma südamehoiakuga oled väga tugevasti sellise eestluse nagu edasiviimise juures ja eest siin Torontos. Ja just. Ja see on valik, et kuna ma ei ole täisajaliselt tööl, siis mul on võimalus, kus ma oma aega ja oma oskusi panen ja ma olen just mõtelnud, et kõige parem koht, kus seda panna, on siiski eestluse üleshoidmine siin ütelda ülemaailmses diasporas. Nii et ma olen Eesti muuseumi juhatuses, ma olen meie korpi esinaine, ma olen siin ja seal igasuguses asjas tegevus. Ja see on just see, et ma arvan, et minu generatsioonil eriti, kes me siin oleme sündinud, et see rikastab meid, kui me hoiame kinni sellest, mis on olnud meie pärand ja et me austame seda pärandit. Sa tundud olevat väga selline praktiline inimene, kuigi sa oled kunstnik. Aga kindlasti sa unistad, mõeldes nüüd eestluse peale. Et mida sa unistad sellega seoses, et milline võiks eestluse Eesti pärandi hoidmine olla, ma ei tea, 5 aasta pärast, mis see tulemus võiks olla, et mis saab eestlusest? No ma arvan, eestlus on muutunud sellest, et kus on niisugune väike vaene NKVD all riik, kui globaalne riik ja rohkem kui riik, et see on globaalne identsus, mis pakub üle maailma midagi. Ja sellepärast ma olen siin ka tegelenud keskusega siin ja samuti teiste Eesti organisatsioonidega, et me vaade on see, et meil kui eestlastel on maailmale midagi pakkuda. Meil on meie kultuuri pakkuda, meie muusikat pakkuda, meie tehnoloogiat pakkuda, meie haridussüsteemi pakkuda. Meil on palju pakkuda.
ja osa sellest pakkumisest peab olema just diasporas, sest no turistid käivad Eestis, aga meie, kes me oleme selle tagapõhjaga, meie saame seda pakkumistööd teha laiemalt. Kas eestlane on olla uhke ja hää, nagu lauldakse? Jaa, just. Ja uhke on sellepärast, et meil on palju saavutusi, mitte et uhkustada sellest, vaid et uhke olla ja hea on see, et ütelda, et see identsus on hea identsus. Et me oleme siiski jõudnud selle kohale, kus inimesed nii palju ei ütle, et no ma ei tea, mis see Estonia tähendab või me ei ole kuulnud. Skype ja need suured tehnilised firmad ja need, see on ju palju aidanud. Ja turism on palju aidanud seda ka kaasa, et see ei ole, et sa oled mingisugune eksootiline, nagu ma kirjutan oma raamatus, et mingisugusest eksootilisest suguvõsast tulnud, et see on rohkem arusaadav, kes me oleme, aga samas küljes, kuna eestlasi on nii vähe ja kui me teame, et 2 iga 5 eestlasest elab kusagil väljaspool, kas Soomes või Suurbritannias või Austraalias, et meie, kes me oleme laiemal, ma näen seda kui niisugust missiooni, et me siiski ütleme, et see ei ole mitte ainult hea, vaid see on midagi, mida me tahame tutvustada teistele. Sa oled raamistanud oma raamatu laulupeoga. Nii alguses kui lõpus sa jõuad lõpus sinna tagasi ja see on väga, vähemalt mind väga puudutas see pilt, kuidas sa kirjeldasid seda, kuidas siis sinu eestlus ja eestlaseks ja kanadalaseks olemine sai nagu üheks sinu sees just see laulukaare all. Aga ikkagi üks asi on lugeda seda, ma paluks sul selle sõnadesse panna, selle tunde seal laulukaare all. See oli niisugune väga müstiline tunne, et see tunne, et ma olen õiges kohas, õigel ajal, õigel momendil, et see on identsuse moment. Ja ma tean teistega rääkides, et see on paljudele seda. Et kui sa seisad 30 000 inimesega ja laulad ühes hääles, et see on midagi väga sügavat ja sa tead, et seda on tehtud 100 aastat varem. Ja mina teadsin, et mu ema oli seda kunagi teinud, ta oli laulupeol kunagi olnud. Ja just see raamistus on just sellest, et need on niisugused identsuse tähtsad momendid. Et see, kui ma vastasin ühe kirjanikule, et miks ma seal olen, seal oli palju suurem mõte kui see, et mul meeldib laulda ja see on miks pärast ma olen selles ühes fantastilises suures kooris. Nii et laulupidu tähendab paljudele siin Kanadas ja võib-olla rohkem meile isegi kui nendele, kes on sellega nii harjunud Eestis, et lapsest põlvest nad on seal käinud ja see on üks asi, mis ikka juhtub nii iga 4-5 aasta takka, aga meile see on niisugune haruldane niisugune tippmoment. Paar sõnaga sinust kui kunstnikust. Sa oled õppinud kunsti, sa oled armastunud joonistamist, maalimist, mis iganes tehnikas sa kõike seda asju teed. Ja ka sinu raamatu kaas, ma saan aru, on sinu enda maalitud. Tallinn. Just. Sa armastad neid kohti maalida, kus sa käid. Jaa, no see on üks teema, mida ma olen alati teinud, aga see on umbes niimoodi, et ma ei lase pintsleid kuivaks minna. Need on niisugused väiksed visandid, aga ma olen abstraktset kunsti rohkem teinud ja mu kursused on olnud suurem nagu ma siin Torontos Ontario College of Art, selles ma olin 7. aastas, aga samal ajal ma tegin Toronto ülikooli juures oma magistrikraadi, nii et ma mõlemaid ei saanud tehas ja siis nagu harilikult nagu see üks teema on, et kunst jäi alati mul niimoodi huvialaks, kuna ma pidin
raha teenima ja nii, et aga kunst on alati olnud ja isegi see ruum, kus me siin oleme praegu, selles oli mu esimene näitus. Ja see oli nii sobiv, et see oli selles kirikus, kus ma olin üles kasvanud, oli siis esimene näitus 83. aastal. Siis ma tegin pidevalt iga aasta täisiseseisva näituse galeriides ja siis vahepeal oli elu väga kiire, nii et näitused olid rohkem ainult Eesti kunstikoondise kaudu ja samuti Eesti Maja, no ma olin selle Eesti Maja kunstikomitee esinaine 10 aastat ja siis meil olid grupikunstnikud ja kunstinäitused. Nii et see on alati olnud tähtis osa mu elust, et väljendada mitte ainult, et kus ma kusagil reisin, see on niisugune väike visand või väike akvarelli niisugune studi, aga et see on, seda ma olen alati proovinud arendada ja selle kallal töötan edasi. Kui sinu maale vaadata näiteks, kas on võimalik kuidagi ka sinu lugu leida selles? Kui sa tulid siia, siis sul on kaasas üks maal, sa mainisid seda, et see on minu tumedast või mustast perioodist. Et kas sul on kuidagi niimoodi loomingus näha ka see, et mis sinu elus sündinud on? Või? Ja kindlasti, sest see on olnud üks tähtis viis, kuidas väljendada, mis on, nii ma ei mõtle neid õpitöid, kus sa õpid, kuidas moodi tindiga töötada või kuidas abstraktset maale teha. Aga see väljendus, esimene näitus mul oli palju materjali seal, mis olid Eesti teemad. Ja ainuke viis, kuidas ma sain seda sel ajal teha, oli, et mul oli paar raamatut, kus olid fotod Eestist ja selle põhjal ma tegin need maalid. Nii et see teema, see identsuse teema ja kunst käivad väga tihedasti koos. Ja ma ütleks seda, et kui eriti, kui mu emal oli kasvaja ja kui olid rasked ajad, siis ma tihti käisin just nende kursustel, kus ma sain teha kas portreesi või see oli peaaegu mediteeriv, et kui ma maalin, siis mina olen hoopis ühes teises maailmas ja teatud eluaegadel see oli väga tähtis, et mul oli niisugune võimalus olla kusagil mujal kui sellega, millega ma pidin iga päev tegelema. Kui sa maalid, kas sa tahad midagi vaatajale jutustada või on sul mingi sõnum või on see pigem see, et igalühel saabki oma sõnumi sealt ja ta väljendabki täpselt nii nagu? Vahest oma sõnum ja vahest mitte. Ma ütleks seda, et mõned abstraktsed on mõeldud niimoodi, et sa võid sellest võtta, mida sa mõtled. Need, mis on, nagu ütleme need, mis on maastikumaalid, et see kuidagi tihti, need maastikumaalid on mõeldud niimoodi, et see rahustab. Et see viib sind niisuguse ilusa kohta, kus sa võid mediteerida ja rahulik olla ja mõned, need, kes on, ma olen paarsada maali müünud oma karjääri ajal, inimesed on ütelnud, et see viib mind ühe ranna kohta, kus mul on mõnus olla. Aga see on üks tüüpi maal. Teine tüüp, üks maal, mida võib-olla me vaatame siin, see oli väga tumedast perioodist ja seal on üks surev roos ja selle roosi ees on üks kiriku roosaken. Ja sellel olid mitmed mõtted ja ma olen tihti ka teinud niimoodi, et maalil on mitu kihti. Et seda võib vaadata lihtsalt kui ilusad värvid ja balansseeritud kompositsioon, aga sellel võib olla teine mõte ja see tähendab, kes seda vaatab, kas nad saavad sellest aru või mitte. Ma lõpetaksin ikka selle raamatuga, mille pärast me siin ju koos istume. Kas Two Worlds Within jääb Anne Remmeli viimaseks raamatuks või on sul juba mõtteid millekski uueks? Järgmine on juba käimas.
järgmine on käimas. No see tihti juhtub ju niimoodi, et kui üks on kirjutatud, siis sellest tulevad need seemned, millest tuleb järgmine. Ja see seeme sellest, ma arvan, see areneb, on minu isa õde, kellest ma räägin natukene selles raamatus, kes oli Amanda Hildegard ja tema oli just Venemaal sel ajal St. Petersburgis, kui revolutsioon juhtus. Ja tema abiellus seal ühe ärimehega ja siis see suri ja siis ta tuli Eesti tagasi, siis kui Eesti sai iseseisvaks ja nüüd 20. aastatel, ma ei tea täpselt, mis aasta ta tuli tagasi, aga see niisugune suur programm oli, et eestlasi tulid Venemaalt tagasi Eesti elama. Nii et ja Hildegard on ka ju kuulus nimi, kuulus naisteadlane ja nii edasi. Nii et mu mõte oleks temast kirjutada, aga kuna ma tean väga vähe, siis see peaks olema ilukirjandus, ma pean talle looma palju, aga seal oli paar suurt romanssi ja seal oli kindlasti Eestist Venemaale minemine, et seal töötada. Ta oli, kuidas kutsutakse, governess ühes rikkas majas St. Petersburgis. Nii, ja siis tagasi tulek Eesti, nii et just see edasi-tagasi Vene vahet, ma arvan, oleks huvitav teema. Mis ootused sul seoses selle raamatuga on? Ma näen seda raamatut kui algpunkt sellesse, et teisi õhutada oma pärandit austada ja oma lugu kirjutada. Nii et mul on juba üks kirjutusgrupp, mis on käinud Tartu kolledžis 1 aasta nüüd. Meid on umbes 10 kirjutajat, kirjutajate klubi. Ja meie kirjutajate klubis on need, kes on Eestist tulnud ja need, kes on siin sündinud. Ja meie siis iga kuu kirjutame midagi, mina annan kodutöö ülesande ja siis õpetan natukene tehnikat ja natukene nii, et mina leian seda kui suuremat missiooni, et teisi õhutada oma loomingut arendada. Et kui mina olen sellega hakkama saanud, siis teised peaksid ka. Anna, aitäh sulle, et sa oled selle ette võtnud selle töö ja selle raamatu välja toonud. Lugesin oma puudulikus inglise keeles, ma tõeliselt nautisin seda ja jääme ootama eestikeelset tõlget sellele. Ja mingu selle raamatule hästi ja inspireerigu see siis paljusid. Tore, aitäh! Jäi teisel pool vett, mu lootuse sild viib mind teisel pool vett. Mu palved on siin, kuid vastus teisel pool vett.